president Trumpi nõuandja siis 2 punkti koolon, et Ungari on eeskuju Euroopas, et ühesõnaga, et kokkuvõtvalt siis ta ütleb, et Ameerikas väga tähelepanelikult jälgitakse viimaseid valimisi, mis nüüd tulevad, mitte viimaseid, loodetavasti jää need viimaseks, aga need, mis ühesõnaga need valimisi, mis nüüd on tulemas. Nii, tere, siin on siis võimalik osta minu raamatut, kui sind huvitab see, ja Somewhere East of West Paradise, see on inglise keeles, aga eestlased oskavad ilmselt inglise keelt, nii et ma arvan, et võib soovitada. Ma panen nüüd näiteks nii, siin on pilt Joker Homerus Salmen de Stella is a typical Estonian whose name and the names of his brothers, sisters and relatives are also very unusual. Each name symbolizes something and it is perhaps not too difficult to guess that. The name Joker has nothing in common with the Joker in adventure films, since much of the action takes place at a time when Estonia was part of the Soviet Union and it is still in Eastern Europe. It fits in with a well-known card game in this area in which there are 2 jokers and ja nii edasi. Ühesõnaga sa võid siis osta seda raamatut ja ka teist raamatut, nii et täna on siis 17. detsember, varsti on jõulud ja võib-olla peaks nagu mingisugusest vastavat sisu ka tegema, aga aeg on praegu niisugune, et eriti ei näe võimalust nagu jõuludest rääkimiseks, nii palju ainult, et kui sa oled minu kanali, minu podcasti, minu avalikud salamõtted tellinud ja jälgin neid saateid regulaarselt, siis aitäh sulle ja ma loodan, et sa jätkad sellel samal teel ja räägid ka siis teistele sellest kanalist ja märgid selle meeldivaks ja nii edasi. No see on niisugune konventsionaalne jutt muidugi. Enamus inimesi, kes millegi sarnasega tegelevad, teavad mind, miks seda öeldakse ja milleks on seda vaja. Aga kui sa ei ole tellinud, siis ma palun sind tellise ja kui see meeldib sulle, siis märgi ka meeldivaks nii või teisiti. Vaatamata sellele, et see on ainult niimoodi harjumuslik konventsionaalne jutt. Aga nüüd siis uudiste juurde kohe alguses. Ilman sombune veidi Ungaris ja kutsu on hästi söönud, aga raha tal palju just ei ole. Kutsul ei ole üldse raha, minul on natukene, aga väga vähe ja oleks hea, kui kuskilt saaks, aga kust saada? See on ise küsimus. Kus sul on igatahes süüa vaja osta, aga praegu hetkel isegi ei olegi nii palju mul taskus raha, et ma kutsule saaksin süüa osta. Aga hea küll, see selleks, sellele vaatamata, et kui ka taskud mõnikord tühjaks jäävad, siis võib rääkida maailmapoliitikast ja rääkida suurtest asjadest, neist asjadest, millel ei ole otseselt mitte midagi pistmist meie rahakotiga ja rahakoti sisuga. Nii et kui sul siiski on plaanis mingit abi pakkuda omalt poolt,
siis võid minuga kontakti võtta ja sa saad seda teha. Ja muidugi sa saad niimoodi mind aidata, et sa tellid minu raamatud ja ma olen siin osutanud ka sellele baari ise tehtud reklaamiga mõnes oma varasemaski episoodis, et neid raamatuid saab osta ja neid raamatuid on võimalik lugeda, kui osatakse inglise keelt, sest eesti keeles ma ei ole veel neid avaldanud, aga eesti keeles on muidugi olemas mingisugune minu kanalil minu heliraamat, aga seda ei ole ma ise lugenud peale ja kui ma ise loen, siis mul on see kuidagi nagu sa tead ju, kuuled isegi, et minu diktsioon ei ole kõige parem ja ma ei saa maksimumi välja panna, seepärast ma olen lihtsalt lasknud sellel tehisintellektil selle raamatu ette lugeda ja sa võid seda niimoodi kuulata. Aga nüüd jah, siis kõige olulistemate ja kõige niisuguste sääraste kõige karjumate tõdede juurde või mitte tõdede, juhtunud asjade juurde tulles, näiteks võib meenutada hiljutist Viktor Orbani väidet, see on tõesti kõige karjuvam minu jaoks, kõige suuremat negatiivset kõlapinda minu jaoks tekitanud tema väljaütlemine, et ja kinnitus sellele, et Euroopa Liit valmistuks sõjaks Venemaaga, nii et mitte Venemaa ei valmistu sõjaks Euroopa Liiduga, vaid Euroopa Liit valmistub sõjaks Venemaa vastu. Ja see on juba täiesti ümberpööratud reaalsus, mida me siin-seal kahjuks mujal maailmaski kohtame. Ja muidugi siis kirjutas seda ka oma X-i postituses säutsus, et tõepoolest tema arvates Euroopa Liit on sellepärast relvastubki, sellepärast on, et kõik need relvade tootmine ja militaarne tegevus, kõik see viitab sellele, et tema arvates, et Euroopa valmistub sõjaks Venemaa vastu. Orbani säutsi jäänud muidugi ka ilma vastuseta, sellele vastas Sikorski, Poola poliitik, kes siis rääkis sellest, et vastuseks Orbanile, et ilmselt kui sõjaks läheb Venemaaga, siis poolakate jaoks on selge, kelle poolel Ungari saab seekord olema. Mida peab siis niimoodi mõistma, et on veendunud siis, et mitte veendunud, aga ta tahtis nagu torgata siis ilmselt pigemini Orbanile ära sellega, et ta ütles, et ilmselt on ilmselge praegust asjade käiku vaadates, et kui tõepoolest sõjaks läheb Venemaaga, et siis kelle poolel Ungari välja astub ja see ei ole mitte Euroopa ja meie liitlased, vaid ilmselt on ta ikkagi Vene poole peal, siis sellisel puhul see ei ole nüüd niisugune väljaütlemine, see ei ole poliitilise sisuga väljaütlemine, vaid see oli vastu torkamine siis Orbani väitele, irooniline, sarkastiline. Nii nimetatud pildil on siis hästi näha, kuidas Fidesz ja Ungari valitsus riigi rahadega teeb oma uut valimiskampaaniat. Pildil on siis kujutatud von der Leyen, Zelenski ja Peeter Madjar üheskoos, kes valavad raha siis sellesse vetsupotti, kullast vetsupotti, mis olevat siis leitud Timur Minditsi, kes oli siis teatavasti Ukraina presidendi lähikondlane ja tema kunagine kvartal 95 kaasategev
isik, et siis nemad ühesõnaga see korruptsioon, mis seal on, mis uuesti nabu, ehk siis Ukraina korruptsioonivastase võitluse osakond siis avastanud oli väidetavalt, seda on siis nüüd Ungari valitsus niimoodi ära kasutanud, et ta reklaamib promob oma valimiskampaaniad niisuguste molinoodega, niisuguste plakatitega tänavatel, mis on kaugele näha erinevates paikades, kuskil maanteel tuled, siis sa võid näha niisuguseid plakateid ja seal on kiri, et nemad tõstavad makse ja kulutavad raha Ukraina kullast vetsupottide peale. No nii. On kuulnud niisugustest perekondadest, kus siis on joodik mees ja joodik naine ja laps ja mees käib purjutamas õllekates ja kõrtsudes ja tuleb koju, annab naisele peksa, naine on pahas tujus, läheb ja annab pojale peksa või tütrele peksa ja ühesõnaga niisugune suletud ring ja see kordub kõik päevast päeva. Nii et mõnes mõttes tundub nagu, et see, mis on toimub Orbaniga ja Ungariga ja selle Ukraina teemadega ja Zelenski teemadega, see paistab olema midagi sellist, ainult et Zelenski ikkagi jääb piiri taha ja teda on hea hurjutada, teda on hea rünnata, teda on hea kirjuda. Muidugi on veel ju sarnane omadus, paljud me teame, et sellised asju, et kui keegi siis saab töö juures ülemusega sealt pragada, siis ta läheb, niisugused olukorrad on elus, et siis ta läheb koju ja valab oma viha välja ükskõik kelle peale, naise peale, koera peale, kassi peale, aga võib-olla ka naabrimehe peale aga kuna naabrimees on tugevam temast, siis ta ei lähe talle otseselt kallale, vaid ta valab oma viha niimoodi välja naabrimehe peale, et sõimab seda selja taga, sõimab seda igasuguste inetute nimetustega ja niimoodi, ühesõnaga ja oma mõtetes võib-olla igasuguseid muid hulle asjade, et ta teeks ta siis selle naabrimehega või naabrinaisega või üldse naabritega, naabri perekonnaga või kuidas tahes. Mõnes mõttes meenutab ju see eelnev värk siis, kuidas Ukrainast räägib Orban, eriti veel kui on ka põhjust mingil määral, nagu see korruptsiooniskandaal ju tegelikult sellel on ju nagu põhjus ju, et kedagi siis kellestki halvasti mõtelda või kellestki näib niimoodi, et igatahes sellisele inimesele, kes tahab oma viha kuskile välja vaadata, kes otsib maandust ja ilmselt ongi ukrainlased niimoodi leitud praeguse mainstreami meedia poolt Ungaris, eriti veel selle taustal, et ega Ukraina ka võlgui ja samasuguse käitumisega oma meedias Ungari aadressil ja ei paista põrmugi hoolivat ja kartvat Orbanit. No nii, samasugune probleem nagu selle Ukrainafoobia puhul Orbaniga oli omal ajal ju ungarlastel juutidega, et kui sa teada tahad, siis
niisugust seadust, mis välistas juutidel isegi siis, kui nende anded ja nende võimed selleks vastavad oli näiteks ülikoolides ja kõrgemates sellistes koolides, õppeasutustes ja siis mujal, et siis ühesõnaga, et seal siis oli see siis teatav arv siis kvoot nagu, et kui palju võis võtta juudi rahvusest inimesi ülikooli, see oli Ungari oli veel enne Hitlerit selle seaduse välja andnud Euroopas. Ja, aga järgmine teema on ju tegelikult, mis ma tahtsin rääkida, oli see samune USA hiljutine julgeolekustrateegia plaan, siis nagu ma siin näiteks AI siis ütleb, et või siis tehisintellekt ütleb niimoodi mulle, et USA hiljutine julgeolekustrateegia keskendub Ameerika tugevuse, majandusliku heaolu ja tehnoloogilise juhtpositsiooni, eriti AI ja biotehnoloogia, kvanttehnoloogia vallas tagamisel nõudes Euroopalt suuremat panustamist kaitsevõimele 2027. aastaks, et USA saaks keskenduda suurimale ohule Hiina kasvavale mõjule, eriti Taiwani osas, samas pidades Venemaa ohtu Euroopas ja Hiina Vene strateegilist liitu kriitiliseks. No nii, järgnevalt siis, sa muidugi saad ise ka lugedasid, aga ma loen ette, et Ameerika esmalt või siis America First strateegia rõhutab tugevaid perekondi, töökohti, riiklikku uhkust, pidades seda julgeoleku aluseks. Ma kohe kommenteerin sekka, seesama on ka see samune Fideszi plaan, Fideszi strateegiline plaan Ungaris, mis on tegelikult, kui nüüd vaadata seda, et mis siis toimub praegu Ungaris ja toimub nimelt see, et Ungaris on esmakordselt rahvaarv langenud alla 9,5 miljoni, mis oli viimati 50, milline oli Ungari rahvaarv viimati pärast esimest pärast teist maailmasõda. Enne seda oli kõrgem üle 10 miljoni ja praegu hiljem on ka alati olnud üle 10 miljoni isegi Kadari ajal. Ja kui nüüd selles valguses vaadata, siis esialgu tundub küll nii, et Orbani plaan, see strateegiline rahvastiku iibe tõstmine nende kõrgete toetuste ja muude sellistega, et see on läbi kukkumas nagu, aga see on võib-olla ennatlik, sest ega see ei pruugi järgmine punkt on siis tehnoloogiline juhtimine, et USA eesmärk on juhtida maailma tehnoloogilist arengut, eriti tehisintellekti, AI, biotehnoloogia ja kvanttehnoloogia valdkonnas, pidades seda elutähtsaks. Mõningatel andmetel on USA juba Hiinast maha jäämas, aga nüüd vahelepõikeks nendele ennustustele, mis mõned räägivad, et Euroopa hakkab kohe põhja minema, et Euroopa hakkab maailmakaarelt ära kaduma ja jääb üksi statisti rolli, siis selliste soovide heietajatele siis mõtleks kurvastuseks, et Euroopa on ikkagi veel üks maailma vägemaid riike või jah, ta on küll võib-olla Hiinast natukene maha jäänud, Ameerika Ühendriikidest natukene maha jäänud, aga Euroopa majandus ei ole võrreldav paljude teiste maade majandusega mujal maailmas. No nii, ja kui nüüd
Venemaa majandus ka kõrvutuseks panna, siis väidetavalt Venemaa majandus olevat, mina ei ole majandusteadlane, aga ma olen kuulnud niisugune andmed, Venemaal olevat see majandus umbes sama suur nagu Itaalias ja siis sellest siis 26% või ühesõnaga veerand, tubli veerand läheb sõjatööstusele. Edasi, alliansside ümberkorraldus. USA ei soovi enam NATO lõputut laienemist ja ootab Euroopalt, et nad võtaksid aastast 2027 suuremat osa konventsionaalsest kaitsekoormast. No nii, muidugi see kõik on olemas USA soovide hulgas, aga ja see oli juba, ja see oli juba Obama ajal niimoodi ja Obama hakkas sellega pihta ja siis aga mis puudutab NATO lõputut laienemist, siis eriti Trump on NATO suhtes kriitiline ja sedavõrd kriitiline, et tekib küsimusi, et kas tema kriitilisusest taga ei ole midagi muud ja see, et ta ootab Euroopalt, et nad võtaksid osa ka suuremast siis ühesõnaga võtaksid osa rohkem siis kaitsekoormusest, siis selle taga on peamiselt see, et minu arvates, et USA ei no ühest küljest küll tahab loomulikult oma mandril rohkem kohal olla ja sealt tegutseda, et liiga laiali valguvaks üle maailma läheb tegevus ja USA on nõrgenemas ja ta ei suuda enam igal pool korraga kõige üle kõike hallata, millega ta varemalt on tegelenud. No loomulikult ei saa öelda üldse seda, et USA-le mitte mingisugust kasu ei oleks olnud sellele, et ta on mänginud siin näiteks Euroopas seda sandarmi rolli praktiliselt pärast teist maailmasõda ja on ja et USA osalemine siis NATO tegevuses juhtliidri rollis, et see on nagu siis tegelikult ka USA-le endale abiks olnud väga palju ja aga edasi siis lähme siis edasi räägib tehisintellekt meile selle USA julgeolekustrateegia kohta sõna võttes, et Hiina-Vene oht on siis järgmine punkt, suurim prioriteet on heidutada Hiina agressiooni Taiwani vastu. Samal ajal Euroopa ja Venemaa suhete ning võimaliku Euroopa konfliktide tõttu Euroopa võimekused kriitilised, kuna USA ressursid võivad olla piiratud. No jah, ta ütleb, et samal ajal Euroopa ja Venemaa suhete ning võimaliku Euroopa konfliktide tõttu Euroopa võimekused kriitilised. No kindlasti, võib-olla see on küll niimoodi, aga tegelikult jah, see on prioriteetide küsimus, aga kas ei ole mitte asi selles, et USA hindab oma prioriteete halvasti? Mina kaldun ka sinnapoole. Edasi siis tuleb see, et USA püstitab tehisintellekt, robot püstitab mulle küsimus, et meile küsimus, kes seda vaatavad, kellele see mõeldud on selline tekst, aga ta on, seekord on nagu mulle nagu siis tekst ette antud, et tehisintellekti poolt, roboti poolt, USA ootab, et Euroopa sealhulgas Eesti panustaks oluliselt rohkem kaitse-eelarvesse ja sõjalisse võimekusse, et USA saaks keskenduda mis asi Vaikumere piirkonnale, selle ma ei tea, Vaikumere piirkonnale, mis asi see on Vaikumere, on selline koht olemas? Okei. Ja strateegia tunnistab, et Hiina ja Venemaa strateegiline liit on reaalsus, mis nõuab mitmes suunas tegutsemist. Tõsi, ta on näiteks siin on niisuguseid teoreetikuid, kes väidavad, et Hiina
ilma Hiinata vaevalt, et Vene majandus püsti püsiks. Hiina et praktiliselt on muutunud Venemaa Hiina vasallriigiks. Ma ei julge väita, et see kõik on 100% tõde, aga sellest räägitakse. Jah. Järgnevalt tulevad arvamused, keegi arvab siis, et 7. detsembril on arvanud, et ma arvan, et nad on paremad liitlased kui meie ise, nad ei saa meid usaldada. Vähemalt see mulje jälle jääb sellest raportist. Nii ja nüüd kuulame, mida siis Varre Vooglaid sellest arvab, sellest julgeolekustrateegiast. Siis on käesolev strateegiavisioon ootuspäraselt America First ehk nii-öelda Ameerika ennekõike dokument. Trumpi administratsioon on seda nimetanud, tsiteerin, teekaardiks, mis tagab, et Ameerika ehk antud kontekstis USA jääb inimkonna ajaloo suurimaks ja edukaimaks riigiks ning vabaduse koduks meie planeedil. Nimetatud sihist lähtuvalt asub USA kehtestama ja jõustama Trumpi täiendust 19. sajandist pärinevale Monroe doktriinile, millega Ühendriigid kuulutasid Põhja- ja Lõuna-Ameerika ehk nii-öelda lääne hemisfääri, läänepoolkera, Aasia, Euroopa, Lähis-Ida ja Aafrika. Ehkki vaatlemisväärsed on kõik 5, praegu eriti läänepoolkera ja Aasia, keskendun aja kokkuhoiu mõttes meie vaatest kõige lähemale ja olulisemale, Euroopale. Fraktsioonikaaslane Rain Epler on juba teinud tänuväärset tööd ja avaldanud vastava peatüki tõlke oma Facebooki seinal. Kuid kuna originaaldokument on koostatud lihtsalt loetavas keeles, julgustan huvilisi sellega ka laiemalt tutvuma. Esiteks on kindlasti märgilise tähtsusega, et Aasia on prioriteetidest rääkides asetatud Euroopast ettepoole. Et mõista sellise rõhuasetuse tähendust ja tähtsust nii käesolevas hetkes kui ka tulevikku vaatavalt, ei pea olema eriti nutikas. Seejuures on tähelepanuväärne, et erinevalt Bideni-aegsest visioonist ei tõsta strateegiadokument Hiinat esile kui USA ees seisvat suurimat väljakutset ja just samuti ei leia potentsiaalse ohuna käsitlemist Venemaa. Viimast kirjeldatakse jõuna, millega koostöös on vaja Euraasias saavutada strateegiline stabiilsus, kusjuures seda kõike eeskätt Euroopa enda huvides. Etteruttavalt olgu seejuures öeldud, et dokumendis sisalduv kriitika ongi peamiselt reserveeritud just Euroopale. Nagu tuleb aga teksti lugedes tunnistada, mitte ilma põhjuseta, sest teatavasti keeldub endiselt eneseimetluse kütkes elav Euroopa peeglisse vaatamast. USA kinnitab, et soovib jätkata toetust liitlaste vabaduse ja julgeoleku tagamisele Euroopas, kuid paralleelselt näeb vajadust taastada Euroopa tsivilisatsiooniline enesekindlus ja lääne idee. Maini mitte kordagi Euroopa Liitu, andes selle asemel selgelt mõista, et Euroopa tulevik on rahvusriikide, mitte riikide üleste organisatsioonide päralt. Euroopa poliitilise elu turgutamisele toetamisel soovitakse eelistada patriootlikke parteisid, samuti nähakse vajadust kultiveerida vastuseisu praegusele murettekitavale allakäigu trajektoorile paljudes riikides. Euroopat süüdistatakse poliitilise opositsiooni allasurumises ja kritiseeritakse sõnavabaduse piiramise, massregulatsioonide ja kontrolli alt väljunud immigratsiooni pärast. Murekohana märgitakse ära ka põliselanike madal iive. Sedasi hoiatatakse selgesõnaliselt, et praeguste trendid jätkudes on Euroopa 20 aasta pärast tundmatuseni muutunud. Seetõttu on põhjendatult kahtlane, kas teatud Euroopa riigid suudavad säilitada piisavalt tugeva majanduse ja relvajõud, et jääda USA usaldusväärseks liitlaseks. Küsimus on seejuures ka Euroopa etnilisest, kultuurilisest ja religioossest transformatsioonist tingitud ohtudes. Euroopa islamiseerumine tõstab põhjendatult küsimuse sellest, mil moel hakkab see mõjutama ka Euroopa enesemääratlust ja ühes sellega poliitilisi valikuid. Eeltoodu foonil siiski rõhutatakse, et transatlantiline side ei purune. Ehk Euroopa jääb USA'le strateegiliselt ja kultuuriliselt elutähtsaks. Seepärast julgustab Trumpi administratsioon oma poliitilisi liitlasi Euroopas edendama rahvusvaimu taassündi. Põhjust optimismiks andvad patriootlike Euroopa parteide mõjukasv. Ukraina küsimuses tõstetakse esile Euroopa riikide ebarealistlikud ootused. Ühtlasi korratakse üle, et Ühendriikide huvides on saavutada kiire vaenutegevuse lõppemine, hoida ära sõja eskaleerumine ja laienemine ning taastada tingimused strateegiliseks stabiilsuseks suhetes Venemaaga.
eurooplasi nähakse pigem nõrkade ja käsitlustega, sarnaste käsitlustega, nagu seda Varro Vooglaiult me nüüd kuulsime, et on see, et nad räägivad tohutu veendumusega ja tohutu usuga, et see, mida nemad nüüd räägivad, see ongi kõik õige, see kõik on tõde. Ja see ongi kõik suurem probleem sellega, et nad ise usuvad kõike seda ja püüavad sisendada ka teistele seda usku. Muidugi mängib rolli ka see, et Varro Vooglaid on ju tegelikult jurist ja ta mõtleb juristi peaga ja ta näeb ja kuna see juristiks olemine, juura, õigusteadus on selline väga jõuline Eestis tegelikult ja kindlasti on selle, et ta selliseks on saanud, on kunagine selline üleüldine veendumus mänginud rolli selles, et me tunneme kõik seda lauset, et saagem, et Lennart Meri oli see, jah, kes rääkis seda minu meelest, et väikeriigi aatompomm on rahvusvaheline õigus. Aga jah, rahvusvaheline õigus küll ja see on toonud endaga kaasa ka selle, et eestlased on ikkagi väga palju usuvad sellesse õigusriiki, mulle tundub niimoodi, üks keskmine eestlane väga usub, et see on nagu mingi püha asi, see on nagu pühakiri, õiguslikud seadused, see on nagu pühakiri paljude jaoks, et neis ei saagi probleemi olla. Kes läheb poliitikasse, muidu hakkab nägema asju natuke teisest küljest ka, sest siis ta taipab õige pea, et mitte kõik seadused ja mitte kõik õigus ei ole õiglane ja ei ole seaduspärane ka. Ma muidugi ei taha üldse kahtluse alla seada seda, et juristid ja juuraharidusega kekutavad tegelinskid, ühiskonnategelased, nemad on siis nagu need küllaltki palju asju, küllaltki palju väärtusi Eesti ühiskonnale andnud. Ja muidugi ei maksa unustada ka seda, et üks Eesti tuntumaid või tähendab aktsepteeritumaid, võib-olla kõige tuntum isegi ei ole, aga ma ei tea statistikat peast nüüd, kes on kõige tuntum on Eesti kirjanikest üle maailma, keda kõige paremini teatakse, aga me ise usume seda kindlasti, et eestlased ise usuvad seda kindlasti, vähemalt kes emakeele õpetajad on ja kes emakeele õpetamisega tegelevad, et Anton Hansen Tammsaare, kes oli ka jurist tegelikult ju. Aga nüüd, kui selles ajastus, kus me praegu oleme, et jurist Anton Hansen Tammsaare oli ühtlasi ka sotsialist, ta oli ateist, ta oli vähemalt kuivõrd ateist oli, seda me ei tea, mina ei tea 100% hinnata, aga kui tema üks olulisemaid tegelasi tema töö eest ja õigusest vabandust, Indrek Paas, tema ju sai kuulsaks sellega, et härra Mauruse majas, ehk siis Mauruse koolis või siis, mis pidi siis tegelikult kujutama, mille prototüübiks oli Hugo Treffneri gümnaasium Tartus, et tema ju eitas Jumalat ja ta oli igati selliste populaarsete teooriatega, mässuliste teooriatega juba nagu ennast vist kurssi viinud ja elas paljuski nende järgi. Ja muidugi paljudel ei teki üldse kahtluse, et Indrek Paasi kuju oleks ju
tegelikult Hanseni enda kuju tema nooremas põlves ja ühesõnaga ma ei räägi Anton Hansen Tammsaarest nüüd. Ma räägin sellest, et juristid on palju andnud Eesti ühiskonnale, loomulikult on, aga samas nad on ikka liiga palju proportsionaalselt, liiga palju ikka esindavad Eestis seda muid mõtlemisvoole, ütleme niimoodi, et või mitte ei esinda, võrreldes teiste mõtlemisvooludega, siis ütleme niimoodi. Nii et mis ei sea juuraat ja siis õigusteadusi esimesele kohale, vaid lähtub mingisugustest ülematest seadustest, näiteks teoloogia ja filosoofia ja muud sellised asjad. Muideks, kui juristid muutuvad paragrahvi, ma ütlen, et tähenärjataks räägitakse igasuguseid kirjatarku, kes siis väga sõna kinni võtavad igas asjas, aga Eestis on neid paragrahvis närijaid väga palju tegelikult ja nad on üsna populaarsed ja me usume, et nende varal saab nagu õiglus jalule seatud kõikjal, aga selle juurde me veel jõuame tänases siis episoodis ka, et kas ikka igal pool on niimoodi ja kas me liigume selle maailma suunas, kus selline paragrahvi närimine väga populaarne saab olema. Mulle küll tundub niimoodi, et mitte, aga ärme ruttame ette. Nii, Unholy Wrath ja East of West Paradise, 2 raamatut on minu valmivast raamatusarjast siis juba võimalik tellida 2 raamatut ja selle sarja nimi on The Word Europe inglise keeles praegu, sest eesti keeles ma ei ole leidnud avaldajat, aga loodame, et see laheneb ka peatselt. Aga ühesõnaga jah, siis selle esimese raamatu Unholy Wrath kaanepildid siis võite näha ka mind ja minu koera, mitte koera, vaid Bernardini, Püha Bernardit, Freiat, selle ma olen ise muidugi kujundanud selle raamatu kaane ja mina ise olen rahul, aga jah, on niisugune nagu ta on. Tähtis on see, et sa saad lugeda seda, et sa naudid seda lugedes ja hakkad huvi tundma nende teemade vastu, millest ma olen kirjutanud. Nii, tere, siin on siis võimalik osta minu raamatut, kui sind huvitab see ja Somewhere East of West Paradise, see on inglise keeles, aga eestlased oskavad ilmselt inglise keelt, nii et ma arvan, et võib soovitada. Ma panen nüüd näiteks nii, siin on pilt Joker Homerus Salmen de Stella is a typical Estonian whose name and the names of his brothers, sisters and relatives are also very unusual. Each name symbolizes something and it is perhaps not too difficult to guess that. The name Joker has nothing in common with the Joker in adventure films, since much of the action takes place at a time when Estonia was part of the Soviet Union and it is still in Eastern Europe. It fits in with a well-known card game in this area in which there are 2 jokers and ja nii edasi. Ühesõnaga sa võid siis osta seda raamatut ja ka teist raamatut. Nii tegelikult ta pani uue kaarti ette. Tegelikult ma tahtsin otsida leida seda kohta, kus Kaja Kallas on rääkinud sellest, et Venemaa võit võiks
vallandada niisuguse soovimatu olukorra, kus siis on juttu sellest, et või kus on siis tegu sellega, et kui Venemaa jääb ilma karistuseta, kui Venemaa võidab selle sõja, kui Venemaa saavutab oma eesmärgi, kui Venemaa kas või osa oma eesmärkidest saavutab, et siis võib juhtuda see, et see vallandab niisuguse ebameeldiva nähtuse, mis kui igaüks, kes arvab, et tema jõud naabri omast üle käib, võib rünnata oma naabrit ja ühesõnaga, et see on üks põhjus, miks võiks siis vältida oma kuidas nüüd öelda, oma rahvusvahelist õigust, ühesõnaga rahvusvahelised lepinguid, nii nagu seda Venemaa on siiamaani teinudki tegelikult kogu aeg. Internet on kehvavõitu. Ja nüüd on see olnud see Venemaa külmutatud varade värk ka, muidugi ma ei hakka sellest praegu pikemalt rääkima, võib-olla räägiks ka, aga vaatame, kui aega. Siin on aga näiteks üks selline video ultrahang, et kus siis Joosef Šabo räägib, et Venemaa on juba võidu künnissel ja ta ütleb, et siin pealkirjas on temalt tsitaat, et Venemaa brutaalne talvine rünnak on alanud, kas algab ka, mis see viistasamlalas oleks, siis niisugune kell hakkab tagasi tiksuma, kui nüüd 10, 9, 8, 7, 6, 1, nii et et sellist asja tahab pealkirjas ja on see avakaart rõhutada ja hea küll, las ta rõhutab. Selle on siis Naitpatto Joonatan Naitpatto teinud, see on, ma tean teda küll isiklikult ka seda inimest, aga jah, tema on siis aga siin on üks kehva internetiühendus, takistab mul näha seda ka Velti, mis on Ukraina kaart, avakaart Temtšenkolt, ajakirjanik Temtšenko, see on see Temtšenko on vist see, kes on teeb ka sellele Dmitri Gordoni kanalile need erinevaid asju ja tema ütleb, et muuhulgas on seal kirjutatud ka sedasi, et RF siis Rossijska Föderatsia kupila Trumpa, et Vene Föderatsioon on ostnud Trumpi ära, ta on kinni maksnud Trumpi. No nii, eelöeldu põhjal siis järeldusi kokkuvõtteks tehes võib ju üsna kummalisi asju tajuda, mida vähemalt 100 aastat ei ole õhus olnud Euroopa ja maailma poliitikas. Ühesõnaga, et kujunemas on üks niisugune veel mitte kõikvõimas, kaugeltki mitte kõikvõimas jõud, mida siis millegipärast nimetatakse rahvuskonservatiivideks või täpsemalt nad ise nimetavad ennast rahvuskonservatiivideks, kuigi ma arvan, et rahvused ja rahvad lõppkokkuvõttes nendest ei saa suuremat kasu pärast, vaid kujuneb välja uus eliit, kes siis korraldavad ümber asjad maailmas nõnda, et need, kes olid ennem rõhutud, saavad edaspidigi olema rõhutud, need, kes olid ennem
opositsioonis võib-olla ja noh, igasugused, no ütleme niimoodi, armastasid võidelda võimude vastu, elukutselised revolutsionäärid ja muud sellised, nemad saavad olema endiselt opositsioonis ja võitlema selle kõige vastu, aga suures osas ja noh, olenevalt muidugi riigist, olenevalt sellest rahvast, kelle keskel nad on, siis saab nende mõjuvõim olema üsna piiratud, kui need lähevad nende plaanide järgi, nagu mida siin eelpool on, ja nende suunda selles suunas, millest ma siis eelnevalt rääkisin. Muideks tsiteerida tahaksin siinkohal ka Kaja Kallast muidugi, mis seekord mitte isegi pilkavastoonis, sest Kaja Kallas on väga palju korduvalt nii julgeolekuametnikuna kui ka peaministrina rääkinud sellest, et kui me anname järele Putinile, kui me anname järele Venemaale ja ei tee nendest ja ei jää järjekindlaks oma suuna juurde, siis leiavad lõpuks ka teised riigid, et hea asi on jõuga teistele oma geopoliitikat peale suruda. Ja nagu ma lugesin sellest raamatust ka, see on see on Haaburu, see tähendab sõjast. Selle raamatu autor on siis Karl von Clausewitz. Ma ei näita sulle päris lähedal, nii kui see on ungari keeles ja nii kui see ungari keeles ei oska lugeda, võib-olla oskad saksa keeles sellest, võib-olla oskad inglise keeles sellest, aga ungari keeles ilmselt ei oska. No mina loen ungari keeles paremini kui inglise keeles ja saksa keeles loomulikult. Aga ühesõnaga, et tema räägib sellest, et noh, mis on sõjategevuse eesmärk. Esiteks ta räägib sellest, et poliitika siis on, see on üldtuntud, seda teab igaüks juba ja seda peaks ka tunne pealt korrutada kõik need inimesed, kes ei ole ise Clausewitzi lugenud ja kes ei tea midagi Clausewitzist. Et siis poliitika või sõda on poliitika jätkamine teiste vahenditega. No põhimõtteliselt mina näiteks sellest raamatust veel välja ei lugenud seda lauset konkreetselt niisugusel kujul, aga põhimõtteliselt räägib sellest seda küll niimoodi. Ja seda tõde peaks muidugi mõistma ka vastupidiselt. See tähendab, et ühest küljest sõda on poliitika jätkamine teistsuguste vahenditega, siis samuti on poliitika sõja jätkamine teistsuguste vahenditega ja kui me nüüd need tunnustame, et seda tõeneme, kui me võtame seda realiteedina, kui me võtame selle seaduspärasesena, kui me usume seda tegelikult, kui me võib-olla me ei usu seda, võib-olla me usume, et ainult ühtepidi on õige, et ainult sõda on poliitika jätkamine teiste vahenditega ja poliitika ei ole sõja jätkamine teiste vahenditega, siis võib-olla teistsugustele järeldustele jõuda, aga siis kuidagi nagu loogika kipub üles ütlema, minu jaoks vähemalt küll, võib-olla mõne jaoks on, tänapäeval ma olen tähele pannud, et loogika kukerpalle tehakse niivõrd palju, et tõepoolest asjadest, mis on valged, tehakse valged, mustad ja must tehakse, räägitakse ja kirjeldatakse neid kui musti, samuti vastupidi ja nii edasi. Ühesõnaga, see on nii levinud juba tänapäeval, et seda ei pane tähelegi ja sina oled idioot, kui sa sõnadad vastupidist väita. Nii et jah, et ühesõnaga jah, tagasi tulles selle Kaja Kallase juurde, et Kaja Kallas rääkis sellest, et sellega, et kui me Putini vallutusi Donbassis ja Krimmis legaliseerime, kui Euroopa seda teeb, kui seda ülejäänud maailm seda teeb, muidugi ta rääkis üldiselt, tema viga on see, et tema asetab ennast maailma seisukohale, et ta usub, et kogu maailm loogiliselt jätkab, see mõtleb niisama nagu temaga, aga nagu ma juba eelnevalt rääkisin, et erinevatel põhjustel siis inimesed kipuvad musta valgeks pidama ja valget mustaks pidama, nemad arvavad, et sellest ei järelda midagi ja teisest küljest
me näeme Trumpi ja MAGA liikumist, kes nimetavad ennast rahvuskonservatiivideks ja konservatiivideks, kes jälgivad rahvusi, muidugi on selles palju head ja palju positiivset minu silmis ka, aga seal on ka väga palju negatiivset ja loomulikult on see suures osas Lääne-Euroopa probleem ja suures osas Lääne-Euroopas peaksid liikumised tõepoolest suuremat jalgealust endale leidma. Võib-olla ei peaks need liikumised suuremat jalgealust leidma, vaid need, kes võtavad mingisugused olulised tõed nendest asjadest välja, nagu et rahvusriik ja sellised asjad, et me ei pea hakkama uuesti Rooma riiki Euroopa riigist ehitama, Euroopa Liidust ehitama. Ja no ühesõnaga vägivald muutub loomulikuks selle arvel ja loomulikult iseenesestmõistetavalt, kui sellega ma olen täitsa nõus, selle Kaja Kallase väitega selles suhtes, et see, kui nüüd Trumpi jõupingutuse kokkuvõttena, veel ei ole need kokkuvõtted valminud, veel ei ole need veel ei ole midagi, tegelikult ei ole veel midagi käega katsutavat toimunud, on ainult räägivad, on ainult see, et räägivad ja jutt käib ja lõuad vahust tatist tilguvad ja kahjuks, aga veel ei ole konkreetsetele tulemisteni jõudnud. Ja kui me teaksime tegelikult, et mis on nende nii venelaste kui ka siis ukrainlaste strateegia Trumpiga ja tema meeskonnaga, tema rahupüüdlustega suhtlemises, siis me mõtleksime natukene, kahtleksime natuke rohkem selles, kui et selles, et ühesõnaga, et need kuhugi välja viivad lõpuks. Ühesõnaga, et nii venelased, nagu me teame, viivitavad. Alati on selline olukord, et kui Trump tuleb ideega välja, siis esiteks Putin kiidab Trumpi, räägib tõepoolest, et see on tunnustamisväärne, et Trump on tulnud sellega välja, et tahab rahu teha ja ta võtab seda tõsiselt, rahu on vaja teha. Ja siis tuleb aga, ja siis tulevad väga palju neid punkte, miks rahu ei saa teha, sest ukrainlased on niisugused, sest ukrainlased on natsid, sest ukrainlased on banderlased, sest ukrainlased piinavad venelasi, sest ukrainlased piinavad ungarlasi, ukrainlased piinavad kõiki vähemusrahvuslasi ja nii edasi. Ja ukrainlased rõhuvad vene keelt, keelavad vene keelt ja siis nad olevat siis koguni Donbassis seal genotsiidi korraldanud ja mida kõike. Ja sellest lähtuvalt siis tunneb venelane ennast õigustatud olevat, et ta nendest asjadesse sekkus. Ukrainlased loomulikult niimoodi ei näe, ukrainlased näevad venelastest sissetungijat, ukrainlased näevad, kui enne seda, kui 22. aastal sõda algas, ei arvanud võib-olla väga valdav enamus Ukrainas elavatest inimestest tõepoolest, et nad kuidagi nagu et ukrainlane olla on nagu eriline kuidagi ja et nad tahavad ukrainlased olla, siis pärast seda on juba palju rohkem neid inimesi Ukrainas, kes seda tahavad. Samuti, no ma ei hakka nendest üksikasjadest kõigist rääkima, aga sa ise oled ka neid ilmselt kõike mujalt ka neid jutte juba palju kuulnud. Ühesõnaga, aga samas on ka muidugi Ukraina strateegia. Ukraina strateegia on selline, et Ukraina ei pärast seda ovaalsaali kohtumist on väga ettevaatlikuks muutunud Trumpi suhtes. Esiteks ta kuulub Ukraina strateegia juurde kõigele kaasa noogutada, mida Trump räägib. Ja siis ukrainlane teeb põhimõtteliselt seda sama, mida teeb venelane, et ta ütleb, et need on kõik nii head, niisugused asjad, niisugused punktid, aga
ja Trump näeb, et jälle Zelenski on kangekaelne, Zelenski teeb seda ja Zelenski teeb toda ja nii edasi. Ühesõnaga see ja kui me mäletame nüüd ka seda, et kuidas siis pärast seda, kui siis Ovasalis see kohtumine oli ja J.D. Vance siis süüdistas Zelenskit, et nad ei ole tema ja ukrainlased ei ole piisavalt tänulikud kõige selle abi eest, mida nad USA-lt on varemalt saanud, siis sellest ajast peale juba ühel kohtumisel juba poole tunni jooksul on vähemalt paarkümmend korda sõna tänan sees nendes vestluses Trumpiga, nii et nagu haige inimesega suhtlevad nad Trumpiga, teavad ülitundlik nende igasuguste viisakusavalduste suhtes, mis ukrainlaste silmis on iseenesest täitsa mõttetu bla bla, aja raiskamine, rääkida ümbernurga juttu ja viisakusi visata ühest käisest ja viisakusi teisest käisest. Nii et see kõik on niisugune situatsioon tegelikult, et ja kuigi mitmedki inimesed, sealhulgas Alexander Stubb, Soome president, sealhulgas Zelenski ise, sealhulgas Kellogg, Witkov, Rubi, kõik nad on ütelnud, et me oleme juba sammukese võrra või mitme sammukese võrra rahulepingule lähemal. Tegelikult tundub, et siiski käib paigal tammumine ja millega see kõik lõpeb, no eks me varsti saame näha, aga ega see ei lõppe, lihtsalt asi on selles, et see ei lõppe. Kokkuvõtteks võiks siis sellest ka rääkida, et mis siis saab, või mis siis võib saada ja kuhu poole tüürib see maailm uuel aastal, 2026. aastal, et siis näib, et samal ajal, nagu me eelnevalt Kaja Kallas tsiteerides siin rääkisin, et niisuguste suundumuste korral, nagu mille on algatanud Venemaa pärast seda, kui siin Covidi hooaeg oli, Putini üks suuremaid saavutusi oli Ukraina sõjaga oli ju see, et ta lõpetas Covidi ühe päevaga, kuidas kuskil inertsist mõnel pool jätkusid mujal maailmas need Covidi asjad ja vaktsiinid ja kohustused hiljem ka, aga üsna pea sai selgeks, et selles suures põgenikevoolus kõiki neid Covidi reegleid pidada ei saa ja sellepärast nad ilmselt jätsid need kõik lihtsalt kõrvale. Aga see oli ainukene Putini saavutusi võib-olla. Alguses ta saavutas muidugi ka selle, et ta vallutas isegi väga palju rohkem alasid, kui tal praegu käes on. Ja ta ei ole veel siiamaani suutnud neid alasid tagasi võita, mis tal kord käes olid juba vahepeal. Ja siis muidugi ka see, et mis me rääkisime sellest, et ta tahab siis, ta vallandas võis vallandada paljude silmis, mitmete silmis, nagu Trumpi puhul me võime jälgida juba selliseid suundumisi, kummaline Ameerika demokraatia, aga ometi on nüüd selle demokraatliku riigi president rääkinud sellest, et ta tahaks Arktikat, Gröönimaad, Kanadat, Mehhikot ja mida kõike veel Ameerika mandril olevaid neid kõiki maalasid, et need oleks siis Ameerika Ühendriigid hiljem. Ja siis ta tahab mida veel, Panamat muidugi, Panama ta sai ka oma mõjuvõimu alla praktiliselt. See selleks, aga nii et jah, see jõupoliitika, jõuga oma suurte riikide, oma geopoliitika teostamine jõu abil, see on, ja võib-olla mitte ainult suurte riikide, mõned väiksemad riigid ka võivad tahta ju oma nõrgemaid naaberriike siis
valutama hakata võib-olla, kas nüüd just valutama, aga noh, teatavaid alasid, eks neid territooriumidega seoses vaidlusi on ju väga palju olnud, väga paljude erinevate riikide vahel ja Eesti võiks ju ka tagasi tahta ju näiteks Heinastet või Ainaši ja siis Võnnu ja mida kõike veel, mis oli kunagi Soome eestlaste sugulasrahva liivlaste ala ja Kuramaa isegi võib-olla, kuralased ju ka olid, mitte kuralased ise, aga no ütleme Kuramaa liivlased, siis need olid ju ka peaaegu nagu eestlased ja noh, me võime ka ütelda, et nad olidki eestlased Putini eeskujul niimoodi, et Putin ütleb, et ukrainlased on venelased, meie ütleme, et liivlased ongi eestlased tegelikult, sest nende keel on niivõrd sarnane, see on lihtsalt murre. Aga noh, küll, see on võib-olla kõlab pilkavalt liivlaste aadressil ja see on palun vabandust, kui keegi kuulas nendest liivlastest või liivi päritolu või liivi rahvast austav inimene, et siis see selleks vabandust. Mõtleks kohe juurde, et vabandus vastu võetud, aga ma ei saa iseenda vabandust vastu võtta. Okei. Ühesõnaga tekib selline situatsioon, et kui suurem rahvas tugevam tahab, siis ta võib valutada nõrgemalt midagi endale ja siis ei ole enam rahvusvaheline õigus enam midagi varsti, kui see väga vohama hakkab selline elukäsitlus. Teisest küljest me märkame ju tendentsi, mida president Trump levitab maailmas. Ta esimene asi kohe, mis jättis kohe üsna niisuguse võigastava mulje, oli ju see, kui ta tahtis siis Ukraina abistamise siduda selle haruldaste metallide lepinguga ja noh, see diili tegemise haigus, nagu see ikka niisugustel puhkudel on, kui ärikatest saavad riigimehed, kellel ei ole suurt vaimu, kellel ei ole rahvuslikku mõtlemist tegelikult, vaid on rahaline mõtlemine ja ega see, et Trump on niimoodi sattunud niisuguse liikumise etteotsa, mida on kuidagi nagu rahvustega seostatakse, seetab nagu üsna sellise eksitava mulje võib-olla, sest Trump on rahamees ja ta seob kõik oma rahvuslikud küsimused ka rahaasjade juurde ja rahvusküsimused jäävad rahaasjade taha, tema puhul ka, ja nii et võib-olla sa oled ise ka selline, sellepärast sa ei näe sellest probleemi ja noh, see asi ongi ühesõnaga jah, nii nüüd kaks sellist suundumust maailmas siis ühest küljest Putin ja oma jõupoliitika, kes vallandas jõupoliitika, Trump, kes seob kõik asjad diilidega ja rahaasjadega, et rahast saab kõike, rahast saab vabadust, rahast saab maid, rahadest saab mida tahes. Ma Epsteini asja ei räägi, et ma võiksin öelda, et rahast saab naisi ka niisugune puhul, aga noh, selleks ilmselt liialdus. Nii et jah, nii et me oleme ka tegelikult väga vastiku maailma poole teel, aga tegelikult võib-olla ei ole ka, sest me oleme kogu aeg sellises maailmas tegelikult elanud, nüüd nagu üheskoos pääsevad need jooned valla ja võib-olla see globalism, mida Jordan Peterson ja paljud teised siis sellise magaliikumise prohvetid või kui neid selleks võiks nimetada Tommy Robinson vähem, sest tema on teoinimene, tema on võitleja, niisugune võib-olla mitte ideoloog esmajoones, aga tema on võitleja. Okei, see selleks, ma siin ei arvusta neid, aga noh, põhimõtteliselt ma näen niisugust probleemi jah, et ühest küljest rahaga ikestatakse ühtesid inimesi pärast ja teiselt poolt jõuga. Nii et see tuleb ja see on juba praegu toimimas. Õnneks on, ja siin ongi see Ukraina rahva fenomen, et Ukraina ei armasta seda teed minna minu arvates. Nii et jah, okei.
ma lasen nüüd koera välja uksest, sest koer läks ukse juurde.